Tere järjekordset pühapäeva, seekord mitte otse-eetris, vaid sõidu pealt ja salvestis. Miks ei ole otse-eetrit, ongi seesama põhjus, et ma ei ole kodus. Nagu te näete, olen taas kord, teen saate autost. Ja just selle sama mõttega, et olgugi, et ma ei ole kodus, ma jõuan hiljem küll koju, aga et praegu edasi anda needsamad mõtted, mis mul nüüd selle puhkuse ajaga on kogunenud. Ja et panna nüüd mingisugune pealkiri sellele saatele, pean vahepeal jälgima oma GPS-i. Siin on praegu veel aega. Mingisugune pealkiri, siis kõige mõistlikum oleks see pealkiri vast tõe, austus, siirus, nii nagu just lõpetasin vestluse, et ei ole see, et meie valgustöötajad, tõevõitlejad, hingehoidjad töötaksime või viibiksime pidevalt mingisuguses muinasjutumaas, vaid tõde on see, et me tegelikult oleme maailma juurte juures. Ja see, et sealt juurte juurest on välja kasvanud terve pesu umbrohtusid, ja millega me praegu võitleme, siis ongi ju tegelikult aus öelda, et see reaalsus, nii-öelda, milles me elame, on käest ära läinud umbrohi. Ta kasvab ise, ta on vastupidav, ta hävitab kultuurtaimi ja tema hävitamiseks on vaja jõuda tõesti juurteni, juureotsteni. Kõik need seemned, mis on maasse, pinnasesse külvanud, ka nendeni. Video, mis mulle endale eile õhtu ette jooksis, andis mulle tegelikult selle enesekindluse või siis mõistmise, et ma tegelikult olengi terve see aeg olnud, rääkinud just seda, mida ma tean, et on. Ehk siis mitte see, mida ma olen kuskilt kuulnud, vaid see, mida mina tajun, mida mu hing mäletab, milleks ma olen tulnud. On palju inimesi, kes ei suuda aru saada, et peale füüsilise käega katsutava on meie ümber väga palju peenmateeriat. Alustame kõige mõistetavamatest. Usk, kirik, kirikuliturgia. Miks on need tõelised tões oma Jumalat teenijad nii teadlikud, mitte vabameelsed, mitte see, vaid just nimelt see, et sa võtad kätte ja annad inimestele
tuge. Sa annad inimestele lohutust. Ja seejuures sa annad tööriistu, millega nad saavad ise ennast aidata, millega nad saavad ise enda probleeme lahendada. Loomulikult on palju selliseid, kes mina ütlen need lumehelbekesed, kes ei tahagi, et nende maailm tõesse läheb. Neile meeldibki olla selles mugavas vales. Ja need eesmärgid, mis on praegu sellel umbrohul, ongi kultuurtaimed välja süüa. Vaadake poliitikat, vaadake suhteid, vaadake, kui palju on hakatud rääkima narsissismist, kui palju on pinnale tulnud just selliseid bosse või ma ei saa öelda nende kohta liidrid, vaid ise hakanud sellised meediastaarid, andke inimestele tsirkust ja leiba ja nad neelavad kõik alla. Aga see on otsast lõpuni just see teema, et tegelikult püütakse panna inimesi unustama peenmateeria, pannakse inimesi unustama nende enda sisemisi tõdesid, püütakse usk oma enda sisemistesse tõdedesse, oma allikasse asendada vastupidiste programmidega. Inimesi püütakse suruda raamistikke, mida tegelikult ei olnud ka mitte nõukogude ajal. Võib-olla mingil perioodil, aga ma ise olen nõukogude aja laps. Ja see, mida praegu räägivad meil valitsuses olevad asjapulgad, need on just need järglased, kelle vanemad jäid vahele korruptsiooniga, jäid vahele valetamisega, mitte et seal ei oleks korruptsiooni olnud nõukogude ajal. Oi, unustage ära. Inimesi on igal pool ja seda umbrohtu on ka igal pool. Aga jälgides seda, kuidas praegusel hetkel tegelikult on vaja lihtsalt selleks, et ellu jääda, oma enda tõdedest loobuda. Võtke või seesama 20. aasta pandeemia. Milleks seda vaja oli? Seda oli vaja, et inimesi oleks vähem. Seda oli vaja selleks, et halvata ära paljunemisvõime. Seda oli vaja selleks, et tehnoloogia, mida süstiti sisse inimestesse, hakkaks olema vastuvõtja teatud sagedusel saadetavatele signaalidele. Ja ei ole vaja hakata mõtlema siin praegu, et näe jälle üks vandenõuteoreetik. Tänaseks päevaks see ei ole enam vandenõu. Tänaseks päevaks on konkreetsed patendid välja toodud, millel on põhjendused, miks ühte või teist asja tehti. Tänaseks päevaks on päevavalgele tulnud konkreetsed projektid. Ma olen ka ennem öelnud, et mul tegelikult oli 2016. aastal võimalik lugeda ühte dokumenti, millel ei olnud ei algust, ei lõppu.
ei olnudki võimalik aru saada, et mis see siis on, et kas see on mingisugune ulmejutt. Ja tõde oli see, et see niinimetada ulmejutt on tänaseks päevaks meie igapäev. 2016. aastal oli see programm juba meie juhtkonnal olemas. Kui me hakkame siin taga otsima, et jaa, vandenõud ja valetamised, siis tuleb teha väga selgelt endale selgeks siuke asi. Vandenõuteooriaks nimetatakse seda, mis on juhtivale süsteemile ohtlik, sest see on tõde. Ja siinjuures ei ole isegi vaja otsida või küsida, et nagu, mis mõttes, et see on nii ulmeline, et see ei saa ju tõde olla. See ongi valitseva süsteemi üks põhiline argument, et ei, see on jama. Teate ju ise, mismoodi te aeg-ajalt mõne infokillu suhtes reageerite, just nimelt reageerite. Ei, mis see on jama? Minul väga konkreetselt, väga valusalt, väga selgelt meeles, kuidas ma ise selliselt reageerisin, oligi see, kui minu hingepartner suri. Minu jaoks oli see täielik jama. Ja asi ei olnud mitte selles, et ma oleks nagu unistanud või tahtnud või soovinud. Asi oligi selles, et kui sinu hetkel tõena või siis sinu mõttemustritesse teistsugune variant lihtsalt ei sobi, sest sa oled muud asjad enda jaoks kõik paika pannud juba. Ja siis keegi tuleb ja ütleb sulle midagi a la, et hoopis teistpidi on asjad. See on normaalne. Sa ei saa endale öelda, et issand, kui loll ma olin. Ei, sa ei olnud loll. Sa olid harjunud sellega, milles sa oled. Millegipärast praegu viskas mulle ette selle harjumise suhtes koduvägivalla teema. Koduvägivallatsejad on ühiskonna silmis ühiskondliku kuvandina väga intelligentsed, väga hoolivad, väga sellised head inimesed. Aga kodus muutuvad muutudeks. Sest mitte keegi ei usu temast sellist käitumist, nagu ta tegelikult kodus teeb. Miks see on selline? Miks inimesed suudavad oma sootsiumi siis, kus nad parasjagu viibivad, sellisel kujul ära kinistada? See on siis Duo 3 pealt jookseb sari valejälgedes. Originaalpealkirjaga Lie to Me. Ja need olid kordused muidugi, sest nädala sees oli see osa juba olnud ja rääkis psühhopaadist. Ka kõige lähemased ei uskunud temast selliseid asju. Need, kes tundsid juba teda lapsest saati, teadsid, mis seal põhjas on. Need olid hirmuvalitsuse all.
Neil ei olnud seda õigust, et midagi öelda talle vastu. Ja see teiste silme all selline ülemvõimu peale tagasi panemine oma ohvrile ongi lihtne puudutus, rahulik hääl, aga seal taustal on juba väga sügavad psühholoogilised haavad, millega mängitakse, ähvardatakse. Ja just selles juhtumis oli ema, siis selle psühhopaadi ema, kes sai nii-öelda väljas signaali, et näed, sinu poega kahtlustatakse selles või selles asjas, murdus alles siis, kui tulid tagasi ohvrite tagasiside. Ja see professor, kes siis see elav valedetektor oma olekut on selline ülbe, pohhuis, selline nahhui, mind ei huvita üldse, ma tean. Ja ta mängib samamoodi kaasa. Aga ta mängib täpselt nende võtetega, millega see psühhopaat tegelikult oma ohvreid võtab. Ja selleks, et sellistest psühhopaatidest võitu saada või nad ära tühistada, peab ohver saama väga head informatsiooni just nimelt psühholoogiast, käitumismustritest ja mis on peamised võtted, mis tegelikult nii narsisisti kui psühhopaadi üle vindi keeravad. Seda saab ja tohib teha alles siis, kui sa oledki endale võtnud nii-öelda otsuse, kas surm või muutus. Kui sul on juba endale selgeks tehtud, et nagu nii see jätkuda ei saa, pigem vaba surm. Ja sa paned kõik ühele kaardile. Seejuures on sul olemas ka trumpkaart või siis kaitsevõrgustik, kes siis võtab ja tuleb õigel hetkel mängu. Ja see on elu-surma küsimus. Ja kui ohver siis, olgu ta mees, olgu ta naine, seal ei oma üldse tähtsust. Naisnarsissistid on veel kraad vangemad tegelased ja psühhopaadid, et miks öeldakse, et naine on julmem? Naisel on sisse programmeeritud pesakonna kaitsmine. Kui see pesakond on moonutatud kujul selle naise jaoks mingisugune materiaalne või isegi võimuküsimus, siis ta läheb läbi tule ja vee selleks, et saada oma seda ründamist välja elada. Ja seepärast nad ongi väga julmad. Üks korralik narsissistist, psühhopaadist mees on nende kõrval poisike, kellel on jube palju õppida. Mitte, et ma ütleks, et see oleks nagu õige, et nad hakkaks õppima ja ennast tasemele viima, vaid asi ongi selles, et naised ongi julgemad, aga naiste programmis sees oma pesakonna kaitsmine. Ja ärge kunagi eksige selle vastu, et te ähvardate naise pesakonna. Mis iganes on need lapsed, on see perekond, on see sõpruskond,
kui ta on võtnud selle oma pesakonnaks, siis hoidku piip ja prillid need, kes arvavad, et tema pesakonna kallal võib teha julmusi. Ja siin ei ole küsimus selles, kas see naine on halb või hea, ta lihtsalt on, ta on oma ürgses elemendis. Oleme rääkinud ka maskuliinsuse teemast, et jah, mees seda, teist ja kolmandat, et mees on ju tegelikult see, kes võitleb ja kakleb ja loomulikult. Aga maskuliinsus on see, kes loob ruumi, kes loob turvalise ruumi. Ja kui see turvalisus võetakse naiselt ära, siis ta peab seda ise hakkama looma. Tal on see jõud, tal on see vägi. Ja siis imestatakse, miks pärast naised muutuvad vägivaldseks. Hoia näpud eemale tema pesakonnast ja naine ei muutu vägivaldseks. Ära võta ära tema turvalist ruumi. Mitte midagi sellist ei juhtu. Naine loob seda, mida mees koju toob. Mees toob koju halvustusi, sõimu, vägivaldsust. Naine korrutab selle ja annab mehele tagasi. Seega, ära kurat puutu pesakonda. Läksin veidi süüviti just nendesse teemadesse, kus ma nüüd olin paar viimast päeva. Aga miks ma selles olen, on see just seesama teema, et meie ümber on nii kuratlikult palju valet. Need saamatud mehe hakatised, need munadeta olendid arvavad, et selleks, et nemad saaksid nüüd olla neile on kõik lubatud, mitte keegi tema ohvrit ei usalda, sest mina olen suutnud selle usaldusväärsuse ära võtta, siis lendavadki asjad vastu taevas. Ja see kõik tehakse, ma ei ütle valedel alustel, ei. Need tööriistad on isegi mitte valed, vaid lubamatud. Nii nagu ma eelmine kord rääkisin ChatGPT ja minu vestlusest, siis inimkonnal ei ole vaja nii palju inimlikkust, nii öelda, kuivõrd heatahtlikkust. Suutlikkust olla kohal, otsustada tõe peal. Mitte see, et mingisugune pettur tuleb, näed, ma pakun sulle, sul on vaja ainult teha seda, teist ja seda kolmandat. See ei ole mitte midagi, mis sul. Ja inimesed arvavadki, et nii ongi. Aga petturid on kuratlikult head psühhopaadid, kuratlikult head manipulaatorid, sest see, mida nemad püüavad, on kasum nende enda rahakotis. Siin ei ole isegi tegu mitte võimus. No need, kes meil on, jah, poliitikas, neil on võimu teema, kuid seal võimu all on rahad. Mis siis, et need rahad enam ei oma seda võimu, mis ta oli enne, sest see energiakanal on alt ära lõigatud. Vaid nende
illusioon rahast ja võimust. Ma tean, mind on väga lihtne käima tõmmata ülekohtuga. Kui ma näen, kellelegi tehakse ülekohtu. Ülekohus tähendab seda, et vaatamata eelnevatele olukordadele lihtsalt ilma mingi ettehoiatuseta rünnatakse seda, kes ei ole suuteline ennast kaitsma. See on ülekohus. Kui vastamisi lähevad võrdsed vastased, näiteks ühe vanused, ühes kaalukategoorias poisid, tõmmake nii, et tead, veri väljas. Ei, ma ei agiteeri vägivalda. See on elementaarne maskuliinsuse jõuvõtt. Ehk siis pannakse paika üksteise suhe teineteisega. Ja ei ole kotkad on mu teed saatmas. Ei ole asi selles, et vaat näed, nüüd üks sai teise käest tappa ja nüüd teine jääbki teda vihkama. Ei. Pange tähele, kui te lubate oma lastel tõeliselt oma enda olemasolu eest võidelda, mitte selja tagant rünnata, vaid võidelda, siis tegelikult need omavahel võitlevad noored isased. Neist saavad elu pikkusel ja veel kauemaks sõbrad, relvavennad, mis iganes veel. Ja see on hoopis midagi muud, hoopis mingi muu suhe kui see, mida vikerkaare agitatsiooniga üritatakse meestele peale panna. Selline suhe on vendlus. Ja sellist vendlust kõrvalt vaadata ja näha, mismoodi kasvavad tõelised jumalikud maskuliinsused, on suurepärane. Kuidas siis kasvavad jumalikud naiselintused? Taas tõde, väärikus, ausus. Mida see tegelikult annab? Või mõni võib hakata mõtlema, et mina ei saanud kunagi midagi sellist lapsena, ei ole tal ka vaja. Kui sa jätad oma lapse ilma oma austusest, armastusest, väärikusest, siis ta ei teagi, mis see on. Ja tal tuleb täiskasvanu eas läbi käia tohutult palju raskeid kogemusi, et hakata mõistma, mis on väärikus, mis on väärtus, mis on jumalik naiselikkus. On palju teooriaid, selles mõttes teooriaid, et filosoofiad pigem, mis räägivad, et naiselikkus, et religioon loodi selleks, et naiselikkus panna kasti. Et ei oleks
seda vaimset ülemvõimu, mida mehel harva on. Siin julgen öelda, et ei, on väga tugevaid vaimseid mehi. Need mehed on samamoodi käinud läbi paksust ja vedelast, tulest ja veest ja vasktorudest. Aga nad on jõudnud iseenesesse, iseenda jumaliku sädemeni. Ja kui sa jõuad ühel hetkel just selle jumaliku sädemeni, siis sa hakkad mõistma, et maailm on hoopis värvilisem, hoopis avaram kui see, mida sulle mingites asutustes üritatakse selgeks õpetada, pähe taguda. See video, mida ma eile vaatasin, oli selles mõttes animatsioon on animatsioon ja AI loodud kujundid on hoopis teine teema. Pigem sidus mind selle, ei sidunud, valetan, see ei ole vale sõnastus. Helises minuga kaasa just see sõnum, et absoluutselt kõik selles nii-öelda uues maailmas saab alguse meie enda sees. Ehk siis ma olen juba mitu aastat läbi iseenda tagasilanguste, läbi erinevate raskete olukordade õppinud ise olema ja juhendanud ka oma teekaaslasi olema iseenese ees aus, kohal, siiras, vahet. Et ei oleks maske, et ei oleks mingisuguseid, kuidas seda öelda, mingisuguseid jäike hoiakuid. Et vot, minule meeldib selline lähenemine ja mina tahan, et teised kõik ka nii läheks. Sellega sa esiteks teed oma elu keeruliseks. Sa ei ole suutnud iseenda sees ära vahetada neid hoiakuid. Ja nende hoiakute tõttu sa rikud ära oma enda järgmise sammu. Ma ise tegin seda. Ma tegin ise seda, kui ma keeldusin vastu võtmast teekonda, kui ma olin 17 aastane. Mulle lubati seda, sest see oli minu otsus. Ja ma läksin seda oma maailma avastama. Kuna aga ma tulin juba alguses, kehastusin siia just selle ülesandega, mida ma praegu kannan, oli see elu minu jaoks vaid 20 aastat. Otsuse hetk ja no 30 aastat.
ja ma pidin selle 30 aastat tasa tegema, mida ma keeldusin õppetükkidena kohe, kui ma oleks alustanud seda 17-aastasena. Aga see kõik oli ette nähtud selles mõttes, et mul olid valikuvõimalused. Mina tegin selle valiku ja pean ütlema, et liigepartneril oli siis õigus ja oli ka hiljem õigus, et sa võid vingerdada, sa võid püüda oma missioonist või oma teekonnast põgeneda, aga see keeratakse sulle alati ette. Ja see tähendab ka seda, et kas sa hakkad oma elu eest vastutama või sa jätkad teiste süüdistamist. Ja nagu alguses sai öeldud, et meie eksistentsiks on väga oluline olla kohal, olla tões. Kuulen juba, mismoodi öeldakse, aga tõde on igal ühel omasugune. See on tõe variatsioon, mida mingisugune seltskond püüab pidada tõeks, öelda, et see on ainutõde, kusjuures ainutõde ei kao kuskile. Kui inimene õpib iseennast austama, väärtustama, aru saama, kus on heatahtlikkus, kus on manipulatsioon, kus on konkreetne valetamine, siis kaovad ära igasugused poolikud tõed. Ja tõde ongi raske, sellepärast, et sa ühel hetkel hakkad mõistma, et päriselt ka olen lasknud ennast vedada mingisugusesse kummalisse keskkonda, kus kohas minust ei ole järgi mitte midagi. Ja tegelikult mõista seda, et sa oled iseendale selja keeranud, sa oled vastu võtnud vale, sa oled oma hinge maha müünud, nii öelda, sa oled oma hinge maha müünud nendele ebaolenditele, kes toituvad eluenergiast, kes elavad zombistunud kehades, kes teevad kõike selleks, et päris tõde ei tuleks pinnale. Ja need teod on tegelikult väga õõvastavad, mida tehakse. Need tegusid tehakse, me näeme neid meedia nägude juures, me hakkame üha rohkem ja rohkem neid nägema meie enda väikese Eesti poliitbroilerites ja kõik, absoluutselt kõik, mida püütakse teha, on hävitada naturaalsus, hävitada see, mis on päris. Püütakse hävitada maa, planeet, sest planeet on elusvõtteks. Me tegelikult oleme inimesed siis biomehaanilised kehad. Oleme kõigest nagu täid planeedi pinnal.
aga olenemata organismi tasemest. Me ei pruugi teada, milline tase on täidel oma maailmas. Nad ei kujuta ettegi, mis on kaugemal, nende jaoks tuleb toit otse pinnasest. Jälgige sipelgaid, mismoodi sipelgad teevad koostööd, mismoodi sipelgad tegelikult oma tsivilisatsiooni haldavad, kuidas kõik need asjad toimuvad. Kui siia lõppu veel natukene rääkida just nendest Galactica Föderatsioon. Suured nimetused ja vahest võibki öelda, et nagu võimsate ja suurte ja ilusate nimede taga peidavad ennast tegelikult väga väikesed ja hädised ennast salvavad sisalikud, siis osa on sellest ideest, nimetame seda ideeks, küll tõsi, et meie ümber ei ole ainult inimesel tsivilisatsioon. Meie ümber on väga-väga palju erinevaid organisme, erinevaid tsivilisatsioone. Aga me ei saa eeldada, et need kõik otsustavad nüüd järsku, et vot, inimene on Jumal ja kõik peavad palvetama nüüd Jumala tahet. Inimeses on Jumal. Inimeses on Jumala kristall või see jumalik teadvus. Ja kuidas seda kasutab see samune biokeemiline masin, millele on antud viiruseid, mille aju ei tööta nii, nagu ta on algselt ette nähtud. See on juba hoopis teine teema. Kõik need andromeedalased, siiriuslased, hallid, orionlased. Palju selles nüüd on selles mõistes kontrollitavat tõde. Meie võrgustikud ei luba seda laiali nagu jagada. Aga kui te hakkate iseenda sees vaatama ja jälgima ja isegi kui ma soovitan mõnikord, nojah, selleks peab keeli oskama, sest mina valdan erinevaid keeli. Minu jaoks on soome, inglise, vene ja eesti, eks ole, 4 keelt, milles ma olen võimeline informatsiooni inimsagedusel vastu võtma. Lisaks sellele on nii-öelda unenägude maailm, mis ei ole minu jaoks lihtsalt unenäod või päevane kaja, vaid see on just see samune juure tasandi, nii-öelda nagu täna toredalt seda nimetati, muinasjutumaa. See ei ole muinasjutt, see on tõemaa, kus kohast on välja kasvanud üks hävitav umbrohi, mis ei pea absoluutselt
väärtuslikuks seda, et kuskil on veel midagi. See veel midagi taju on üks märk, kui sa võid hakata mõtlema selle peale, et aga järsku ma ei ole lihtsalt ajupestud lammas, vaid järsku ma siiski olen teadlik, järsku ma siiski tunnen, järsku ma siiski tean ja minu teadmine on tõeline. Kui sa tunned, et sa just nagu ei kuulu siia sellesse maailma, sa just nagu tunned, et sa oled võõrkeha siin selles valet täis maailmas, see on, sa saad selle tunde aeg-ajalt endas nagu ära vaigistada, sest sinu ümber kogu aeg antakse sulle tõendeid, et see, mida sa mõtled või see, mida sa tunned, ei, see ei saa olla nii, sa oled omadega tuuda-juuda või hull või mis iganes nimesi pannakse neile, kes hakkavad kahtlema selles, mida nad näevad, mida nad tajuvad. Siin oli doktor Wu 15. hooajas on selline kaksikosa, eesti keelde siis tõlgituna unistuste maailm, kus inimesed tegelikult, nad ühel hetkel olid ühes päevas, ühes olukorras ja nad olid nagu igapäevane, kes hommikul tõused üles, lähed tööle, normaalne pereelu, kõik on. Ja iga kord, kui kellelgi tekkis kahtlus, siis tass kukkus läbi laua, mitte laualt maha, vaid läbi laua. Ja just see samune kellegi poolt konstrueeritud niinimetada ideaalne maailm on see, mis on päris meie olemi teadvuse jaoks võlts, mis on päris meie missiooni jaoks vale ja me tunneme seda. Me tunneme seda iga oma keharakuga, et see, mis toimub, ei ole õige. Me ei julge selle peale öelda, et see on vale, aga me tunneme, et see ei ole õige. Mida siis teha? Ma tean, ma olen jälle nagu katkine plaat, aga see on ka ainus asi, mis töötab. Jätka teekonda iseenesesse ja austa oma tajusid. Austa seda, mida sa tegelikult tead, tajud, tunned ja mitte keegi väljaspoolt sind ei saa sulle öelda, et sa valetad, see on vale, sa ei tohi nii tunda. Sest tunded on meie enda sees, tajud
tulevad meile peenmateeriast ja see, kas me allume tavapärasele manipulatsioonile, et vaktsiinid on head ja eriti need viimased vaktsiinid, need on ainuõige, mida üks hea kodanik peab enda kehasse laskma, siis tuletage meelde, et need vaktsiinid on patenteeritud ja nendel patentidel on väga konkreetsed kirjeldused, milleks need vaktsiinid on ette nähtud. Niisiis, meie elu on elamist väärt. Meie energeetiline tasand, meie peenmateeriline mõistmine on väärt, et seda hoida. Ja selleks, et välja tulla sellest valemaailmast või sellest konstrueeritud maatriksist või mis iganes nimetuse me sellele veel anname, siis see on nüüd see koht, kus kohas tuleb päriselt ka endale otsa vaadata ja kas sa rahuldud sellega, mida keegi teadmata sind, mõistmata, mida sa oled läbi elanud, otsustab, et see on sulle õige. Või sa võtad selle julguse ja vastutuse, et sinu enda otsused kajastuvad sinu enda elu tulemustest. Ja mida rohkem on inimesi, kes on jõudnud omaenda jumaliku sädemeni, mida rohkem on inimesi, kes on avanud kanali omaenda olemi, omaenda kõrgema mina teadvuseni, seda rohkem tegelikult on võimalik, et kuigi sulle ei meeldi, mida sulle öeldakse, see võimalus, et see inimene ka tegelikult teab, kes sa oled, mida sa tegema oled tulnud, siis vaata enda sisse. Ära viska seda lihtsalt niisama üle käe ega arva, et aja mulle mingisugust pada, see kõik käib minu reaalsuse vastu. Käibki vastu. Mugavustsoonist ongi raske välja tulla. Isegi kui see mugavustsoon on nii kuradi valus, on sellest välja tulek veel hirmutavam. Sest tuttav õudus on turvalisem kui võõras heaolu. Heaolu, mida sa ise enda ellu hakkad looma. Peaaegu 45 minutit, 55 minutit eetris olnud. Minul on veel tund aega sõita ja mida ma oskangi siin saate lõpuks öelda, ongi see, et olge valmis purustama oma illusiooni võim.
usaldage oma tajusid. Mitte mõtteid, mitte hoiakuid. Usaldage oma tajusid. Mul oli just ühe kaksikleegiga siukene minu jaoks naljakas vaidluse. Kunagi ütlesin talle, et kui sa arvad, et ta ei ole su kaksikleeg, siis otsusta ja sa isegi ei mõtle ta peale rohkem. Ja tänaseks on ta tagasi hädas sellega, et see vastaspool on pidevalt tema peas, mis on juba üks märkidest, et nad on teineteise vastaspooled. Jumalik maskuliinsus, jumalik feminiinsus. Ja see ei tähenda, et need vastaspooled peaksid saama koos ellu. Jumalikud sidemed või sellised perekondlikud sidemed, mis paistavad, et need on nagu taevas paari pandud, leiavad aset siis, kui jumalik maskuliinsus on jõudnud oma jumalikkuseni. Kui ta on selgeks õppinud, mis tähendab tõeline tingimusteta armastus. Ja samamoodi käib see jumaliku naiselikkuse kohta. Kui nüüd on sellised jumalikud olendid jõudnud tasandisse, kus nad saavadki aru, et mida endast tegelikult tähendab tingimusteta armastus, mis on tegelikult tõeline feminiinsus, tõeline maskuliinsus ja satuvad kokku sellised kehad, siis väljas paistabki, et ongi tegu taevas kokku pandud paariga ja võibki nii olla, et neil ongi oma leping olnud. Ongi see leping, et vot, meist saab paar, meist saab perekond, meil sünnivad lapsed. Need lapsed on väga kõrge vaimse potentsiaaliga ja ongi vaja nendel vanematel just neid lapsi kasvatada. Aga väga harva. Ja minu ajaloo jooksul ja minu teadmiste pealt, mis tegelikult, mida ma energeetikas tean ja mida ma olen näinud, ühe kaksikleegi paari mees ja naispool, olgugi, et nad on jõudnud jumalikkusesse, neist ei saa füüsilises maailmas paari, kes hakkab paljunema. Ma tean, see lõhub paljude nii nimetada kaksikleekide teooria, aga siin tulebki aru saada seda, et kaksikleegid on ühe olemi kaks erinevat keha. Ja kumbki käib oma rada. Me saame kokku, me hakkame, kes hakkab varem, kes hakkab hiljem, suhtlema telepaatiliselt, aga selleks, et telepaatiliselt suhelda, peame me olema võimelised lubama endal telepaatilist suhtlust. Okei, kell hakkab juba päris tund täis saama. Ma tean, paljud tahavad ka seda kaksikleekide teemat, et ma teeksin, aga ütlen ausalt, see ei ole teema, mida lörtsida.
sest liiga palju on maailmas, Eesti veebikeskkonnas ja ka mujal neid nii-öelda libaõpetajaid, kes ajavad segi, mis tähendab kaksikleek, mis tähendab jumalike olendite kooslused juba nii-öelda pere loomise eesmärgil. See kõik pannakse ühte patta ja siis ollakse vihane, et mida sa õpetad siin selliseid asju, see on suur vale. Hästi. Aga tihtipeale, kui tuleme siia hetkeks veel vale juurde tagasi, vale on selline naljakas asi, et need, kes kardavad tõde, ristivad tõe valeks. Aga tund on täis, olge kaitstud oma enda südameväes. Kohtume järgmistel pühapäevadel, siis juba loodetavasti otse-eetriga, aga tänaseks lõpetan, minul on veel 54 minutit sõita ja nautige suve, usaldage oma tajusid ja jälgige, millised hoiakud teie elus teid tegelikult pidurdavad.